Meie ettevõte tegeleb Tallinnas ja Tartus lennureisijate ja õhusõidukite teenindamisega. Me teeme Eestis rohkem kui 2 miljoni inimese lendamise aastas lihtsaks. Me aitame lihtsalt lennata. Lennuettevõtete mure on lendamine, ülejäänud kõik on meie õlul. Me siis registreerime reisijad, kontrollime nende reisi ja lennudokumente, registreerime pagasi, vajadusel siis laadime lennukitele ja laadime maha lennuposti, lennukauba, koristame õhusõidukid, varustame õhusõidukid joogiveega, koristame tualetid, kõik muu, mis lennuteeninduse juures vajalik on, seda me ka lennuettevõtetele tagame. Meie kliendibaasis on üle 120 kliendi, kõik need Tallinnasse ja Tartusse ei lenda, aga meil on hästi palju lepinguid üle Eesti lendavate rahvusvaheliste suurvedajatega. Kui kellelgi peaks olema vajadus Tallinnas maanduda, siis meil oleme alati valmis neid teenindama. Mõned kuud tagasi me kasutasime krediidiinfo reitingut, tõestamaks, et meie ettevõttel puuduvad maksehäired ja me oleme hea makserežiimiga klient. Meie jaoks on oluline see just selliste summade puhul, et me ei pea liiga suuri summasid ettemakseks tegema. Tallinna Airport kehtiv reiting on praegu 2A-d ja see tähendab, et tegemist on usaldusväärse ja eduka Eesti ettevõttega, kelle puhul ei ole probleeme ei maksetega ega võlgadega ja näeme ka seda, et Tallinna Airport KH-l on see reiting olnud juba 2003. aastast saadik, et on omanud A-dega reitinguid. Ja nii pikaaegse hea reitingu puhul on täiesti ebatõenäoline, et midagi võiks ettevõttega juhtuda üleöö ja et ettevõte võiks võlgadesse või raskustesse sattuda. Vaadates ka ettevõtte finantsnäitajaid võib öelda, et tegemist on stabiilselt arenenud ettevõttega, kelle põhinäitajad on järjepidevalt kasvanud, nii käive kui ka kasuminäitajad, et on olnud üksikuid langusi kasumist mõnel aastal, kuid sellised väiksed kõikumised veel üldjoontes tugevat ettevõtet rivist välja ei löö, et see on loomulik, kui näitajad on heal tasemel. Et põhinäitajad, mida siis ettevõtete puhul eriti jälgida, on likviidsusnäitajad ja siis oma kapitali näitajad, mis näitab, et ka ettevõtte oma osalus firmas on piisavalt suur, et katta oma kohustusi ja reageerida kiirelt ette tulevatele probleemidele. Tallinna Airport KH on suutnud säilitada ka hea likviidsuse ja maksevõime ka oma tegevusalast tulenevalt pikkade maksetähtaegade puhul, et kui üldjuhul Eestis on siin tavaline maksetähtaeg 30 päeva, siis Tallinna Airport KH-l on enamus partnerite puhul nõutav maksetähtaeg tunduvalt pikem ja vaatamata sellele ei ole tekkinud probleeme aastate jooksul maksetega, võlgadega. Meie töötajad on täiesti teadlikud sellest tunnustusest. Me kajastame seda tulemust alati enda ettevõtte siseveebis ja ka siis üldkoosolekul töötajatele me räägime lähemalt selle märgi tagamaadest. Et tunnustus on meie edasiste saavutuste jaoks väga oluline. Et meil on kord ka tulnud kasutada seda sertifikaati tõendamaks Jaapani ühe suurema lennuettevõtte JAL lepingu sõlmimisel. Et selline väike Eesti ja väike ettevõte, väiksele Eesti ettevõttele oli see dokument nii-öelda vundamendiks, et tõestada oma jätkusuutlikkust.